5. märts, neljapäevane päev on täna. Ma tulen jälle siin kapsaga, lähen metsa, linnutoitu toin jälle oma armsatele sõpradele. Mul on see kaamera väga halvasti käes. Lund on, mitte palju. Panen kaamera teise koha peale, et ma teen sellise video, kus tahaks saada loomi, kohalikke loomi, mida ma olen siin näinud. Ja ma panen kaamera natuke, liigutan teise koha peale. Teen siukse videoklipi. Või tähendab, monteerin see hulka, videohulka. Ja siis toon lindudele, panen seemneid. Tuleb ikkagi toita veel. Ja muud midagi, eks ma näitan pärast poole. Ilus loodus. No vaata nüüd. See on mingi paari kuu see jääk, mis siin majas mul natuke on veel seened isegi. Ütleme nii, et nad on ikkagi päris hästi toidetud mul see aasta. Vahepeal olid hästi külmad ilmad, olid 20 kraadi. Ja näed, ma panin seapead ka sinna puu otsa. Need on ka ära toksitud ikkagi. Seal on rasvapall. Ja ma tahtsin veel juurde panna, aga nad polegi vist põhjust. Ma ikkagi riputan ta üles kuhugi. Jaa. Juba on puhtaks tehtud. Keegi on puhtaks teinud vahepeal harjaga. Kuuled, kes see on? See on Põhja-Teane. On? On. Mul on kõik tehased on nüüd nähtud, välja arvatud Kukkurtehane. Kukkurtehane talvel ei käi. Isegi Sabatehane on käinud läbi. Kõige viimasena nägin Musttehast. Kiidi. Neile seemned lähevad kõige rohkem peale. Aga kui seemned otsa saavad, siis lähevad nende seapeade kallale ja rasvapallide kallale, mis on kase otsas mul on. See nüüd kokku hoida pole mõtet. Siia ka. Nii.
siin on veel üks koht mul, kus ma olen need seemned pannud. Seemned on kõik ära söödud. Panen neile siia veel juurde neid, aga las nad siin ripuvad siis. Kahju ei ole nendest pallidest siin. Nad ei ole eriti huvitatud, kusjuures praegu on nii soojad ilmad juba, et käivad siin igal pool, teevad muid tegevusi. No näed siin, teised sõbrad käinud külas mul. Ma otsin kohta tegelikult, kuhu ma paneks selle Reolink kaamera. Mul oli see kaamera, oli metsas seal. Aga ma sain siis mingid karud sain pildi peale, rebased, jänesed. Kes seal veel käis mul? Ühesõnaga, suuri loomi pole saanud. Ja ma tahaks panna ta kuhugi üles siia, selle Reolingi. Kui üks teine kaamera ka veel. Aga ma otsin kohta, küll ma leian siis. Ma panen siia tamme külge. Ma lõikan need siuksed oksad eest ära, et pimedas jäävad nad, püüavad selle infrapuna kinni ja ma näen ainult valget oksa. Nii. Tegelikult need visata siia ette poole, las nad olla. Jätan selle ka ära hästi. Reolink on mul siin. Ma ei tea, peaks redeli tooma. Päiksepaneeli panema. No see seadistamine võtab ikkagi aega mul. Siin ma panin täitsa siia metsaserva endale. Ja äkki siis leiame mõned suuremad loomad pildi peale. Ja siin jälgi on hästi palju. Siin on käinud põdrad ja kitsed ja aga nad huvitav kaamerasse ei taha nad jääda. Ma natuke muutsin nüüd. Ja ma teen selle video siis niimoodi, et oota, telefon, ma seadistasin seda siin telefoniga. Et see hakkas rääkima mul siin. Ma panen selle üldse kinni. Et teen mingi video siis, et mis loomi siin metsas ka on mul. Ja võib-olla siis ma monteerin kokkugi sellise loomavideo, nii et ma olen hästi loomasõber tegelikult. Ja mind huvitavad nad üldse, niisugused elukad, igasugused linnud ja metsaelukad. Täna nägime, siia tulime, siis nägime kotkaid. Kahte kalju kotkast nägime Narva maantee ääres.
no ma polnud nii ligidalt, nad nagu vaatasid ühte kohta, ilmselt sõid midagi ja arutasid seal omavahel. Ma ei ole nii ligidalt kaljukotkaid näinud, aga ma sõitsin kiiresti, 90 kilti tunnis ja kahjuks seisma saanud see jääda, aga küllaltki ligidalt nägin nagu. Et ennem ei ole näinud jah, suured linnud ikkagi. Et tahaks selliseid linde siin omal ka näha. No nii. Päike on nii ere, sa kujutate. Jah, vaidi. No sa küsid, mis ma selle Albaania kapsaga teen või? Ma viskan siia. Mul on jänesed tulevad, siis saab kohe selle kaamera esise ära nii-öelda ristida. Albaania kapsas maksis alla euro. Ostsin Maxi Marketist Peterburi teelt Tallinnast. Ma pean ta natuke ikkagi lahti tegema, muidu ta tassib äkki minema sellele. Siis ei ole ju kasu midagi, kui ta selle minema tassib. No nii. Nüüd ma arvan, et on hea küll.